Saata meil on Eesti Vabariigi president. President Kaljulaid andsite äsja stardipaugu juba 15. korda toimuvale heategevuslikule teatejooksule, mis on ühtlasi ka spordinädala avasündmus. Kui olulised sellised sündmused on Eesti ühiskonna jaoks? No ma arvan, et kõige tähtsam selle juures on just see, et meie lapsed õpivad tegema teistele lastele head, et nad õpivad märkama neid, kellel on võib-olla vaja abi, siis Haapsalu neurorehabilitatsioonikeskuse väikesi patsiente ja näevad, et hea asja nimel on karu ka nõus jooksma selleks, et koguda siis raha nende laste toetamiseks, nii nagu igal aastal mul on väga hea meel sellel päeval koos lastega olla. Ja kuigi siin on sädistamist ja sidinat on hästi palju ja ma võin öelda, et Sindi kooli juures näiteks lapsed ka täpselt ei teadnud, mis jooks on, ütles, et on mingi jooks, kui nad just minemas olid bussi peale. Aga ehk siin koha peal olles saab asi selgemaks ja siis räägitakse sellest koduse sõpradele, vanematele, sugulastele ja niimoodi koguneb ka seda heategevat tulu, mis on väga tähtis, aga kõige tähtsam on siiski see, et lapsed saavad teada ja aru, et neil on roll, nad saavad ise ka aidata. Praegu on väga suur probleem Eesti ühiskonnas ka tegelikult see, et 50% Eesti elanikkonnast ja ka väga paljudest lastest ei liigu. Kuidas seda olukorda parandada? No ma arvan, et see ajaga nagu läheb paremaks, sest et meie põlvkonnal on üsna suur koolispordi trauma tegelikult ja siis võib-olla järgmist põlvkonda ei ole nagu nii palju sunnitud või pandud liikuma, sest et me ise, eks ju, põdesime seda ja nüüd nende lapsed hakkavad vaikselt kooli jõudma. Et loodetavasti see ajapikku nagu lõdveneb, et ega ikkagi lapse saab spordi juurde tuua kas läbi trenni või läbi koolispordi ja kui koolisport on vahva, siis laps selle juurde ka tegelikult tuleb, et siin on hästi oluline roll ja ma arvan, et tegelikult algab koolisport ka juba lasteaias, et kui seda väärtustavad ja peavad oluliseks kasvatajad, õpetajad, siis see tegelikult ka niimoodi vaikselt tuleb, aga me näeme ju, et meie keskealised liiguvad üha rohkem, järelikult on loota siis ka, et tulevikus lapsed liiguvad üha rohkem. Spordinädala deviis on liikudes võidad alati. Kuidas teie selle spordinädala jooksul liikuda kavatsete? Mul ei ole siin Pärnus tõepoolest tegelikult aega ennast eriti liigutada, et eile õhtul õnnestus siit Lottemaa poole rulluiskudega siiski käia üks tunnikene, et aga õnneks pühapäeval rattamaratonist nagu taastumine võtabki natuke aega, et ei ole hullu. Aga ma sellel nädalal puhkan spordist, et teadupärast on puhkus treeningu väga-väga oluline osa, mida me kõik, ma arvan, just sellised harrastajad, kestvussportlased kipume alahindama, et kui keegi ütleb sügisel, et nüüd tuleks teha rattahooaja järel puhkus, siis vaatavad inimesed nõutult üksteisele otsa ja küsivad, et kuna ma siis suusatama saan minna, et nii see on. Aitäh teile!